Täna räägin sulle deetsimitest, deetsimite õppimisest, mis asjad need deetsimid üldse on ja miks nad nii kasulikud on. Deetsim tähendab ühte konkreetset intervalli, aga see ei ole praegu üldse isegi oluline. Olulisem on see, et need konkreetsed sõrmevõtted vasakus käes on väga paljudes lugudes. Ja ülikasulik asi, mida teha, on harjutada neid asju, mis paljudes lugudes tulevad. Ehk siis, kui sa oled deetsimeid korralikult harjutanud, siis neid lugusid on sul hulga lihtsam õppida, kust deetsimid tulevad. Kui sa tahad endale ka deetsimite lehte, siis video kirjeldusest saad selle kohe kätte. Võidki panna video pausile, lae omale see noot alla, võta pill välja, proovi minuga koos mängida. Esimene deetsim on siis 5. keel ja teine keel, teisel on 1. Edasi läheb 5. keel 2, teine keel 4. sõrm, 3. vahe. Edasi läheb 5. keel 3. vahe ja esimene keel 0. Ja siis tuleb esimene keel 1 ja 4. keel 0. Ja samadel keeltel 2 ja 4 nagu enne olid. 4. keel on 2 ja esimene keel on 4. Ja tuled alla tagasi. Täpselt need samad, mis olid. Kui alguses on kohe raske neid korraga mängida, mängi ühekaupa, mängi ainult ülemised ja siis alumised, ehk siis kindlasti 4. sõrmega. Ja siis passid. Ja siis paned kokku. Sinu deetsimi lehe peal on 3 harjutust. Esimesi just mängisime. Ja kindlasti tee ka kordused. Mängin järgmise ka. Lihtsalt ülemist nooti on 4 tükki. Proovi hästi sujuvalt. Astu järgmise võtte peale ja kordus ka. Ja viimane harjutus. Kindlasti jälgi, et need bassinoodid püsiks peal. See ongi selle viimase harjutuse see keerulisem osa. Ja kordus ka. Ja kui sa ei ole kunagi deetsimeid mänginud niimoodi, siis sellise temponi sa ei pea jõudma päris pikalt veel. Rahulikult õpi alguses see esimene rida selgeks, pane need deetsimid liikuma, proovi nad õppida pähe, siis on ainult 5 erinevat. 1 ja 0, 2 ja 4, siis on see 3-ga, jälle 1 ja 0, 2 ja 4 ja ongi kõik. Head deetsimite harjutamist ja näeme juba järgmises videos.